No nii, tere hommikut ja tere tulemast Trinity järjekordsele veebiseminarile ehk kontaktivabale hommikuseminarile. Me räägime täna koos külalisesinejatega Voogist natukene sellest, kuidas kolida oma äri internetti ja mida selle juures silmas pidada. Teie ees saavad täna olema Trinity advokaadid Birgitta Ots ja Peeter Mõtsküla. Mina olen Peeter Mõtsküla ja ühtlasi ka modereerin meie tänast webinari ning külalistena on meiega Mattias-Erik Tempel Voogist ja Jüri Törkpea Fleet Complete'ist. See lugu, mis me täna rääkima hakkame, puudutab, nagu pealkiri ütles, ärikolimist internetti ja mida sellega silmas pidada. Me käsitleme kolme asja, kolme alamteemat. Räägime muudatusest, et kuidas see saaks toimida, siis vaatame veidi kaugemale tulevikku, et kuidas hoolitseda selle eest, et elu läheks edasi ka siis, kui tegijate teed lahku peaksid minema. Ja kolmandaks puudutame seda, et mismoodi on võimalik ja mõistlik oma koostööd vormistada. Kui kuulajatel tekib küsimusi, siis teie ekraanide paremas servas on küsimuste-vastuste paneel, selline väikene küsimärgiga ikoon. Sellele klõpsates saate küsimuste-vastuste paneeli lahti ja pange oma küsimused kohe kirja. Me näeme neid ja saame ettekannete lõpus ka vastata. Ettekannetega püüame me orienteeruvalt poole tunniga hakkama saada, võib-olla läheb pisut rohkem, pisut vähem, ja seejärel kuni järgmise täistunnini ongi meil aega aruteluks ja küsimustele vastamiseks. Aga et mitte sisukorra ja administratiivsete küsimustega liiga pikalt aega kulutada, annan ma järgmiseks sõna meie külalisele Voogist, Mattias-Erik Tempelile, kelle suust te kuulete seda, mis siis eriolukorra esimestel päevadel Tartus juhtuma sai. Erik. Ja. Aitäh, Peeter. Tere hommikust ka minu poolt kõigile. Räägin teile siis sellise loo, mis meil siin tõesti Tartus konkreetselt antud juhul juhtus märtsi alguses, et algas, eks ole, kriis ja tuli see karantiini aeg väga kiiresti peale. Ja siis konkreetsel näitel restoranid jäid järsku ilma klientideta. Kõik olid koju lukustatud ja juhtumisi üks meie hea koostööpartner siin Voo agentuuris, kes ka on siis Fleet Complete'iga olnud tihedalt seotud, mõtles, tema nimi on siis Veiko Strauss, et ta siis mõtles selle restorani peale ja võttis nendega ühendust, et küsis, et kuidas neil läheb, et tegu on siis 3 tilli restoraniga Tartus ja uuris selle kohta, et kuidas neil siis nii-öelda see kojuvedu restoranist käib, et kuna arusaadavalt kõik enamus restorane kasutavad, eks ole, praegusel ajal üldlevinud kullerteenuseid,
siis lihtsalt küsimus, et mida teevad teenindajad, kes muidu saalis töötavad ja inimestega suhtlevad ja laudadesse toitu kannavad, eks ole, et kuidas nemad oma siis päeva hetkel siis sisustavad või ei sisustagi, eks ole. Ja üsna kiirelt nad mõtlesid välja sellise hea plaani, et kuna juhtumisi sellel 3 tilli restoranil on juba Voo veebileht olemas varasemast, siis Veiko pakkus neile välja sellise vahva idee, et kui lisaks nende restorani menüü nagu e-poe sektsioonile siis veebilehele juurde ja sealt kaudu saaksid siis kliendid kodust otse endale neid tooteid tellida. Aga loomulikult on ju probleem ka selles, et ei ole lihtsalt e-poest ei piisa, et on vaja ka kuidagi siis see kullerteenuste pool ära lahendada. Ja kuna selleks on selline suurepärane teenus nagu Fleet Complete, siis ei olnudki palju vaja mõelda, kui sai mõlema osapoolega suheldud nii meie oma arendajatega kui juhtkonnaga ja samuti siis Fleet Complete meeskond ja siis meie omakorda omavahel, et me töötasime välja siis sellise lahenduse, kus klient, kellel on siis loodud veebileht ja oma e-poe osaga Voogu, saab siis kõrvale teha endale Fleet Complete'i konto ja seal siis aktiveerida omakorda oma leht ja siis ühesõnaga kokku ühendada nii siis e-pood, toodete tellimus kui ka siis nii-öelda kullerteenuste manageerimine, ehk siis antud juhul said kõik töötajad, kes restoranis olid hetkel jäänud ilma tööta sisuliselt, hakata kohe tööle sellega, et nad said võtta need tellimused vastu ja need klientidele kohale viia, ehk siis lihtsalt öeldes hakkasid teenindajad kulleriteks. Ja see oli tõesti selles mõttes väga kiire sündmuste kulg, et kuskil päeva-kahega juba tegelikult üle nädalavahetuse see leht sai oma toodetega seal valmis ja samuti tulid aktiivselt tellimused peale, et nagu siin ekraanil ka näha on, siis et esimese 10 päevaga tehti pea 700 tellimust. Ja muidugi oli väga korralik käive versus siis sellele olukorrale vastupidiselt, kus võib-olla ei olekski seda käivet nii suurelt olnud, et loomulikult aktiivsed ikkagi veel olid ka need teised kullerteenused, mida inimesed saavad kasutada ja on harjunud kasutama, aga antud juhul siis andis see põhjuse nii-öelda ettevõttel oma töötajatel tööülesandeid anda, et selles mõttes oli suurepärane lahendus kõigi jaoks, et meie nägime ka selles suurt võimalust ja kuna see 3 tilli restorani näitel toimis niivõrd hästi, siis me kiiresti lõime ka kampaania, ehk siis sellise kontaktivaba kampaania, täpselt nagu tänase seminari pealkiri, et kus me siis pakkusime kõikidele restoranidele Voo ja Fleet Complete'i ühist lahendust, tutvustasime seda ja siis samuti pakkusime nii-öelda ka siis e-poodnikele või siis ettevõtjatele, et nad koliksid oma ärid veebi, et isegi kui tegu ei ole otseselt restoraniga, siis äkki on seal seda võimalik siiski rakendada ja meie rõõmuks on tegelikult paarkümmend restorani konkreetselt siis selle kontaktivaba lahendusega liitunud ja üleüldiselt positiivne efekt on sellel kampaanial ja üldsegi olenemata sellest raskest ajast olnud see, et paljud ettevõtjad on saanud aru, et e-pood luua ei ole tegelikult niivõrd keerukas, see oleks võinud ka juba neil võib-olla varem olemas olla ja nüüd nad saavad oma äri pidada siis nii-öelda veebis ka lisaks siis nii-öelda muudele keskkondadele ka pärast seda kriisi, et igal juhul on siin selliseid häid positiivseid elemente mitu tükki ja sisuliselt see lugu siis selline oli, et meil läks hästi, saime selle kontaktivaba lahenduse loodud koostöös Fleet Complete'iga sujuvalt, kiirelt ja lihtsalt ja see on kõigidele siiani täiesti kättesaadaval, et siin pärast seda seminari te võite kindlasti tulla uudistama või ka enda tuttavatele, kes restorane peavad kindlasti seda tutvustada, et me väga julgustame seda vaatama, et meie kogemusel me näeme, et paljud selle teenuse kasutajad on hetkel saanud siiski jalad all hoida ja ilusti nagu päästerõngena seda lahendust kasutada.
Ja arvangi, et siin on hea koht, kus siis Jüri võiks võtta üle ka Fleet Complete'i poolelt selle kogemuse tutvustamise, et laias laastus Voo kogemus oli selline. Ja, tere. Meie jaoks on see 3 tilli restoran on selles mõttes nagu omad poisid, et me töötame nendega samas majas ja nende puhul, mis minu arust, kui me püüame nüüd tulla selle nagu seminari nagu põhiteema juurde, et kuidas oma ärisuunda muuta ja millest see restorani nagu ärisuunda muutus just seiseski, oligi siis see, et kui nad olid harjunud olema restoran nagu kõik ülejäänud 100 ja 1000 Eestis, siis kuidas nagu keerata oma nii-öelda äriprotsessid, mille eest inimestele palka makstakse, kuidas need keerata nagu väga kiiresti ümber niimoodi, et äri saaks jätkuda. Ja siin on tegelikult nagu hulk teemasid, millele kuidas ma mõtlen, nooruslik õhin tegelikult väga palju ei süvenenud ja õigesti tegid ka, et ei süvenenud selleks, et oma äri jätkata. Aga ma pean silmas sellised asjad, et selleks, et see saaliteenindaja autosse panek üldse võimalik oleks, peavad olema autod, peavad olema saaliteenindajatel juhiload, peavad olema need pangalingid, kõik nendel asjadel on oma mingisugune juriidiline taust ja mis puudutab kullerteenuseid, kõik just see kontaktivabadus ja nii edasi, et sellel on väga suur osa nende juriidikat käib sellega tegelikult kaasas ja minu arust nagu oligi nagu väga tore näha seda, kuidas see nooruslik õhin oma äri väga kiiresti ümber keeras. Aga siit edasi tegelikult ma arvan, et ükski Brigitta või Peeter nagu võtta ja rääkida, et mis on kõik need asjad, millele nagu nad esimese hooga tähelepanu nii väga ei pööranud, kuid oleks tark meelde tuletada iseendale, kui hakata oma äris sellist drastilist muudatust tegema ja jõge vastupidi vooluma panna. Aitäh, Mattias, Erik, aitäh, Jüri. Ja ma annaksingi sõnajärje üle Birgittale. Birgitta, räägi sellest, mida oleks nii-öelda hoolikas ettevõtja igaks juhuks pidanud kindlasti vaatama enne seda, kui ta nii-öelda uude maailma hüppab. Ja palun. Nii, tere hommikust ka minu poolt. Ja mul on väga meeldiv kuulda nii Voogi, Fleet Complete'i kui ka 3 tilli kogemusest, sest tegelikkuses juura ei tohiks kunagi mitte kedagi takistada ja ainus, mis praeguses olukorras oluline on see, et tuleb haarata härjal sarvist. Kuid siiski, meie eesmärk täna on anda natukene näpunäiteid, et ütleme suures õhinas ja tuhinas ei läheks kõige olulisemad teemad siiski täiesti meelest. Ja tegelikult üks väga oluline teema, millele tulebki mõelda enne oma äri ümberpööramist või täiesti uue valdkonnaga tegelemist, on erinevad ühinguõiguslikud dokumendid. Ja küsimus ongi selles, et kas ettevõttel võib olla mingeid piiranguid, mis ei luba päris vabalt otsustada teha seda kannapööret äri osas. Ettevõte ei või olla alati oma otsustes vaba, eriti kui me mõtleme erinevatele startupidele ja alustavatele ettevõtetele, kelle tihti investorite ja osanike näol on tegemist suurema ringi isikutega, kellel võivad olla ka teatavad õigused ettevõtet kuidagi teistmoodi ja täiendavalt kontrollida. Erinevad dokumendid, millest tuleks rääkida, on näiteks osanike leping, mis on üsna levinud juhul, kui on kaasatud välisinvestoreid. Osanike lepingu puhul ongi väga levinud klausel näiteks see, et on vaja kõikide investorite või osanike nõusolekut selleks, et muuta oma ärisuunda. Ja tegelikkuses teatud olukordades võib ärisuuna muutuseks lugeda ka seda, kui näiteks kolitaksegi äri ajutiselt täielikult ümber interneti või siis muudetakse äri sisu. Osanike leping on midagi, mis tuleb kindlasti üle kontrollida. Et nende dokumentide läbivaatamine, kui nad olemas on, võtab eelkõige, ma arvan, et mõnikümmend minutit, aga see kasu ja riskide maandamine, mis sellest tuleneb,
on kindlasti palju suurem kui see kulutatud aeg. Teine oluline dokument on põhikiri. Põhikiri on kõikidele avalikult nähtav ja see on olemas igal ettevõtjal. Ma soovitangi enne suure tiigrihüppe tegemist tegelikkuses minna äriregistrisse ja vaadata üle oma põhikiri, sest äkki on sinna sattunud mõni klausel, mis näebki ette seda, et on vaja osanike otsust, et oma ärisuunda muuta või näiteks kolida siis interneti ümber oma äri. Samuti, kui ütleme ettevõtte tegemisel ja ettevõtte puhul on juba tegu ühisettevõttega, võib seal olla veel täiendavaid dokumente nagu asutamislepingud ja nii edasi, kus võib samuti kajastuda mõni piirang. Need tagajärjed, mis sellistest piirangutest võivad tulla, kui neid ei järgita, on üsna negatiivsed. Väga levinud on osanike lepingutes näiteks leppetrahvid, samuti vestingpiirangud juhatuse liikmetele ja võtmetöötajatele. Nii et selleks, et mitte iseennast jalga tulistada, tasub alati eelnevalt hoolikalt üle kontrollida, kas seal osakonnas, nii-öelda ühinguõiguslikus osakonnas on kõik kontrolli all. Ja tegelikkuses on meil hea uudis kõikidele, kes plaanivad neid dokumente muuta, et ütleme, kui nende muudatustega on natukene aega, siis alates 1. augustist 2020 on näiteks osanike lepingut võimalik muuta vormivabalt. Praeguseni on see vorm olnud kohustuslikus korras notariaalne, kuid pärast seda on seda võimalik muuta lihtsalt siis puhtalt nii-öelda paberil allkirjadega või siis tavalise digiallkirjaga. Ja praegu tuleb ka arvestada sellega, et kui näiteks osanikud nüüd enne seda suurt hüpet internetti otsustavad osanike lepingut muuta, siis see peab olema samas vormis, mis ta on sõlmitud. Ehk siis selleks on vaja minna notari juurde või siis teha kaugühenduse kaudu notariga need tehingud ära. Ja see on midagi, millele tõesti tasub mõelda. Aitäh, Birgitta! Kas ma sain sinust selles mõttes õigesti aru, et kui me vaatame praegu seda 3 tilli ja Voogi ja Fleet Complete'i koostööd, siis need, kes oleksid pidanud vaatama oma osanike lepingut ja põhikirja, oleks ennekõike olnud just nimelt see restoranipidaja 3 tilli, kuna nii palju kui Mattias Eeriku ja Jüri jutust enne aru võis saada, siis nemad sisuliselt tegid ju lihtsalt uuele kliendile üheskoos oma teenust edasi. Jah, Peeter, sul on täiesti õigus ja see on väga hea tähelepanek. Ehk siis tõepoolest, see osapool, kes peab jälgima, et kõik oleks tema dokumentidega korras, on reeglina siis teenuse võtja, ehk siis see, kellele teenust osutatakse või siis see ettevõte, kes seda tiigrihüpet tegemas on. Ehk siis meie näite puhul tõepoolest restoran 3 tilli. Aitäh! Ja siit on paras liikuda edasi. Ehk tiigrihüpe on toimunud, oleme liikunud oma äriga uuele platvormile ja esimese nädala jooksul tuli 700 uut tellimust. Võib juhtuda, et kuu aja pärast on neid tellimusi 7000 või 17 000 või vastupidi 70 või 7. Ehk see idufirma või idu, mis on kasvama pandud, see hakkab kas kasvama oodatust oluliselt kiiremini või vastupidi jääb kiratsema. Ehk siis toimub midagi sellist, mida asutajad, selle uue idee käimajooksjad ei ole ette näinud ja uus reaalsus ei pruugi kõigi nende ootustele vastata. Umbes samamoodi, nagu võib olla ka perekonna õigusest tuntud abielu varalepingutega, on mõned asjad, mis tuleks teha ära siis, kui kõik on alles hästi, kui silmad säravad, kui kõik jooksevad ühes suunas ja veavad ühte vankrit. Ja üks nendest teemadest
on intellektuaalomandit puudutavad kokkulepped. Kui me oleme asutamas uut ettevõtet, sõltumata sellest, milline selle ettevõtte vorm on, tuleme kokku erinevate inimestega, me hakkame koos midagi uut tegema, siis selle tegemise käigus me tõenäoliselt loome suuremal või vähemal määral ka intellektuaalomandit. Intellektuaalomand, millest ma tean natukene rohkem kui perekonnaõigusest, jaguneb kahte suurde klassi, on tööstusomand, mis tekib registreerimisega, sinna alla kuuluvad patendid, kaubamärgid, tööstusdisaini lahendused ja selle tekitamiseks on vaja astuda mingisuguseid konkreetseid samme. Nüüd autoriõigus on selline osa intellektuaalomandist, mis tekib teose loomisel automaatselt ja seda intellektuaalomandi teket ei ole kuidagi võimalik ära hoida. Ja kuna muude kokkulepete puudumisel saab selle autoriõigusliku intellektuaalomandi omanikuks, saab see füüsiline isik, kes vastava teose nende õiguste eseme lõi, siis võib tekkida hiljem, kui teed hakkavad lahku minema või suisa suusad risti, võib tekkida probleem, kus nende õiguste omanik hakkab takistama teistel siis esialgse äriplaani jätkamist või selle muutmist. Ja nüüd seetõttu, et selliseid blokeerimisvõimalusi vältida ja välistada, peaks iga alustava ettevõtte juures asutajad korraks maha istuma ja sõlmima mingisugused minimaalselt tegutsemisvabadust, selle loodavale ettevõttele tegutsemisvabadust tagavad kokkulepped, millest vähim oleks see, et ükski alustajatest, kes nii-öelda paadist välja astub, ei saa välja astudes visata vette ka ankrut, ei saa hakata teisi takistama tegevuse jätkamisel. Ja kui see asutamine, see uue ettevõtte asutamine saab toimuma sellisel viisil, et luuakse lausa omaette keha, siis on mõistlik sinna kehasse viia ka nii palju kui võimalik kogu see intellektuaalomand, tekkiv intellektuaalomand siis juba üle anda. Teine oluline teema puudutab ärisaladusi, sest kui me hakkame tegema võõraste inimestega, teiste inimestega midagi koos, päris võõrastega ei hakata, aga siiski nad on teised, kellel on omad huvid, teised ettevõtjad. Me hakkame midagi koos tegema, me paratamatult avaldame üksteisele oma mingisuguseid saladusi, lõpuks me hakkame koos ühiselt looma uusi saladusi ja neid saladusi on ka äriliselt vaja kaitsta. Mis on siis selline ärisaladus või kuidas tunda ära sellist ärisaladust, millele annab oma kaitsega seadus. Ja sellel ärisaladusel on 3 tunnust. Esiteks, see ei ole kergesti kättesaadav nendele inimestele, kes seda laadi teabega tavaliselt tegelevad. Teiseks, see on salajane ja sellel on oma salajasuse tõttu kaubanduslik väärtus. Ehk siis hinnates, kas mingisugune teave saab olla ärisaladus, kui see avalikuks saab ja sellest avalikuks saamisest saab tekkida kaubanduslik või majanduslik kahju, siis saab olla tegemist ärisaladusega. Kui seda kahju ei teki või kahju tekkimine on võimatu, siis me ei saa rääkida ärisaladusest, see võib olla muidu saladus. Ja nüüd viimane asi on see, et ärisaladuse üle seaduslikku kontrolli omav isik peab olema võtnud ette mingisuguseidki meetmeid või astunud mingeid samme selleks, et seda saladust jätkuvalt saladuses hoida. Kas see on siis mingisugune sisekord, kus on ette nähtud, et salajasi dokumente hoitakse
muudest eraldi või kas või absoluutse miinimumina asutusesiseseks kasutamiseks tunnistatud teabe käsitlemise loogikast analoogiat võttes on see, et need dokumendid, mis sisaldavad ärisaladust, peaksid olema vastavalt tähistatud, sest sellega saaks juba see saladuse omanik hiljem öelda, et tema on võtnud mingisuguseid mõistlikke meetmeid selleks, et isikutele, kes selle saladusega kokku võivad puutuda, et neid teavitada selleks, et tegemist on materjaliga, mida nad peavad salajas hoidma. Ja kui võtta sellise absoluutse miinimumina, on tõepoolest kaks sellist asja, mida ma igale uue ettevõtmise asutajale soovitan. Leppige kokku intellektuaalomandis, leppige kokku konfidentsiaalse teabe kaitse korras. Ja ma annaksin praegu jutujärje üle Mattias Eerikule, kes on veebimajutuse teenust pakkuvas ettevõttes ilmselt ka nende küsimustega praktiliselt kokku puutunud. Just täpselt niimoodi, et olles siin olnud aastaid Voo kasutajatoe meeskonnas, siis loomulikult on tulnud ette keerulisi olukordi, kus on näiteks ettevõte, kellel on registreeritud veebileht, võib-olla mitu lausa, on registreeritud domeenid, eks ole, ja näiteks siis nii-öelda see suusade risti olukord, kus juhtkond läheb laiali või juhtuvad mingisugused konfliktid. Et siis meie oleme nii-öelda seal neutraalselt vahel, et tegelikult meie kogemusel kõik, mis meie teha saame, on see, et me tagame nii-öelda küll me saame konsulteerida nii mõlemaid osapooli, kuid tegelikult see isik, kes on registreerinud selle veebilehe, kellel on domeeniõigused ja on ligipääs veebilehele, tema otsustab ka siis selle, kes saab pärast võib-olla tema enda lahkumist sellest ettevõttest või meeskonnast ligipääsu ja tegelikult meil ei ole õigust sekkuda ja sinna veebilehele nagu nii-öelda siseneda ja seal midagi muuta või kellelegi teisele õigused anda, et äärejuhtumine on võib-olla tulnud ette, et meiega võtab ühendust inimene ja ütleb, et ma kahjuks ise ei saa seda ühel või teisel põhjusel teha, aga siin on minu allkirjastatud avaldus, et palun andke sellele inimesele, kes on ka samuti nii-öelda esindab seda ettevõtet, et siis ühesõnaga selliseid keerukaid olukordi võib tõesti ette tulla, et nende lahendamine on alati väga ettevaatlik ja vajab palju tähelepanu ja nii-öelda kainet mõistust, et meie oleme alati neutraalsed ja püüame siis nõustada, juhendada ja suunata kliente õiges suunas igal juhul, et selline see olukord on, et nagu öeldud, siis tülidest pole pääsu, õnneks neid väga-väga palju ei juhtu, aga kui juhtub, siis tuleb ka selleks valmis olla. Aitäh sulle, Mattias Eerik. Ja hakkame jõudma oma webinari viimase ploki juurde, milleks on siis küsimus, et kuidas neid uute käimajoostud ettevõtete tekitamist, kuidas seda võib mõistlikult vormistada ja kes on parem sellest rääkima kui Birgitta. Nii, tõepoolest, vormistusega seoses. Ausalt öeldes ei olegi meil rohkem iseenesest soovitada, kui lihtsalt öelda seda, et suulised kokkulepped ei ole lahendus. Et võimalusi koostöö vormistamiseks ongi väga erinevaid. Kõige lollikindlam on teenuse osutamise leping, nagu siis näiteks hetkel Voogi ja Fleet Complete'i ja 3 tilli näitega eeldatavasti osutati lihtsalt teenust. Paralleelselt on võimalik ka käsundusleping ja samuti suurema ja pikama ajalise koostöö puhul on mõeldav luua ka ühine ettevõte
ja siis teha seda koostööd läbi uue juriidilise keha. Aga ütleme niimoodi, et need on juba üsna keerulised olukorrad ja reaalsus on see, et tavaliselt saame me ikkagi rääkida pigem koostöölepingust just läbi teenuse osutamise. Nagu ma juba alguses ütlesin, siis meie tänane kõige olulisem soovitus teile kõikidele head kuulajad on see, et suuline vorm ei kaitse mitte kedagi. Minimaalne kirjalik kokkulepe on väga oluline ja seal tuleks sätestada, et kes kellele kui palju maksab, mis tulemuseni tuleb põhimõtteliselt jõuda ja kellele kuulub intellektuaalne omand ja mis saab ärisaladusest. Positiivne on see, et enamjaolt muidugi vahet pole, kas see puudutab tarkvaraarendust või mingit muud teenuse osutamist. Üldiselt kõikidel ettevõtjatel on juba teenuse lepingud või üldtingimused olemas ja neid saab siis ka vaikimisi rakendada. Aga igal juhul oluline on see, et suuline vorm ei kaitse mitte kedagi. Minu poolt kõik. Nii, me oleme siis praegu kenasti ajakavas, oleme jõudnud oma ametliku osaga ühele poole ja praegu ma vaatan, et küsimusi auditooriumilt tulnud ei ole. Kui keegi tahab midagi küsida, siis selle jaoks on just praegu õige hetk ja kui küsimusi juurde praegu ei tule, siis saate minna oma toimetustega edasi. Meie webinari video saab olema järelvaadatav Trinity YouTube'i kanalil ja jagame seda kindlasti ka oma kodulehe ja sotsiaalmeedia kaudu. Ja mina tahan praegu tänada kõiki osalejaid, kõiki esinejaid ja panna siis südamele kõigile tänastele ja järelvaatajatele, et see praegune kriis tundub, et enam-vähem seljatatud selles osas, mis puudutab meditsiinilist olukorda. Aga majanduses saavad meil kindlasti ees seisma vägagi lainelised ajad ja ellu jäävad need, kes oskavad paremini kohaneda. Ehk siis vaja on mõlemat, on vaja nii julgust ja tahet teha muudatusi, kui vanaviisi enam ei saa. Ja on vaja ka tarkust küsida nõu nendelt, kellel on mingisugused vajalikud tükid olemas, nii nagu sai nõu 3 tilli Voogilt, kes juba ammust aega on teinud nii veebe kui veebipoode, sai abi Fleet Complete'ilt, kes logistikat on juba ammust aega korraldanud ja selleks, et nüüd oluliselt muutunud või täiesti uut äritegevust korralikult vormistada, tasub ikka rääkida selliste juristidega, kes nende teemadega on varem kokku puutunud. Tänan kõiki ja soovin kena, turvalist ja edukat suve. Aitäh!